Selleks, et koostada kliendile tegevuskava, tuleb eelnevalt välja selgitada, kuidas tuleb klient toime erinevates eluvaldkondades hindamise hetkel ning vastavalt sellele saab valida sobivad abivõimalused, teenused ja tegevused tema probleemide lahendamiseks. Kliendi erinevate eluvaldkondade hindamiseks Klõpsa menetluse üldvaates nupule hinnang abivajadusele. Hinnangu lisamiseks Klõpsa hinnatava valdkonna järel olevale plussmärgile. Avanenud aknas lisahinnangu kirjeldus, vali subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ning Klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui sisestatav info kehtib mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Lisatud hinnangu muutmiseks Klõpsa pliiatsi märgile. Tee vajalikud muudatused ja Klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Lisatud hinnangu kustutamiseks Klõpsa prügikasti märgile. Nii tehes lisa kõikide vajalike eluvaldkondade hinnangud. Igal subjektil saab olla vaid üks hinnang iga valdkonna kohta. Kui kliendi üldandmetes on kliendi kohta sisestatud puude või töövõime kaotuse andmed, kuvab süsteem hinnanguliigi tervislik seisund ja elustiil juures selle info automaatselt ette. Selle info võib hinnangu lisamisel abiks võtta või ette kuvatud andmed ära kustutada ja lisada omapoolse hinnangu. Hinnanguliigi töötamine ja õppimine juures kuvab süsteem automaatselt ette kliendi sotsiaalse seisundi andmed. Neid andmeid võib hinnangu lisamisel abiks võtta või ette kuvatud andmed ära kustutada ja lisada omapoolse hinnangu. Kui mõne eluvaldkonna kohta info puudub, siis ei pea hinnangut lisama, vaid süsteem täidab ise selle hinnangu lausega, ei vaja hindamist, ei ole võimalik hinnata. Kohustuslik on täita väli hinnang isiku abivajadusele. Ilma selle andmestikuta juhtumiplaani kinnitada ei saa. Lisaks kliendi erinevate eluvaldkondade kirjeldamisele fikseeritakse juhtumimenetluse raames probleemid, toimetulekut toetavad ressursid ja takistavad tegurid. Probleemi lisamiseks Klõpsa nupule lisaprobleem. Avanenud aknas vali probleemi liik, lisa selle kirjeldus ja vali subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Kui
probleem kehtib mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Andmete salvestamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Probleemid tuleb lisada ükshaaval. Kui soovid järgmist probleemi lisada, klõpsa uuesti nupule lisa probleem ja korda eelmist tegevust. Järgmiseks lisaressursid. Ressursside lisamiseks klõpsa nupule lisaressurss. Avanenud aknas lisaressursi kirjeldus ja vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Kui lisatud ressursid kehtivad mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Järgmisena tuleb hinnata, millised takistused võivad ette tulla eesmärgi saavutamisel. Takistuste lisamiseks klõpsa nupule lisatakistus. Avanenud aknas lisatakistused ja vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Andmete salvestamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui soovid takistusi lisada teisele subjektile, klõpsa uuesti nupule lisatakistus ja korda eelmist tegevust.